Objektiivi raadio. Tervist! Eeteris on taas Objektiivi raadiosaade ja mikrofonide juures Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Täna räägime rahvastikukriisist ja teeme seda nimelt põhimõttekoja raporti kestlikkust otsides Eesti rahvastiku taaste- ja poliitika soovitused sellise raporti raames. Me seda raportit loomulikult läbi ei loe ja kõiki võimalikke soovitusi ka mitte. Küll aga teadvustame selle saate jooksul fakti, et Eesti on jõudnud tegelikult vaata et peaaegu pretsedenditusse rahvastikukriisi, demograafilisse kriisi, kus eestlasi sünnib üha vähem. Ja ka Postimees oma juhtkirjas toob välja ühe fakti, et ühe kõige pessimistlikuma stsenaariumi järgi elaks siis Eestis aastal 2100 vaid umbes 670 000 inimest ning eestlaste arv kahaneks alla 500 000. Et kui praegused rahvastikutendentsid jätkuvad, siis umbes 70 aasta pärast on eestlasi alla 500 000. Ja sellise rahvaarvuga iseseisvat riiki üleval pidada, eelkõige olukorras, kus meie riigi põhiseadus ja selle preambul räägib, et see riik peab olema eesti rahvuse keele kaitseks läbi aegade ja eesti kultuuri kaitseks läbi aegade, see on juba küsimuse alla asetatud. Et nendel teemadel tõepoolest täna räägime. See mõttekoda ütleb seda, et Rein Taagepera kunagine hoiatus demograafilise vetsupoti eest ei mõju täna enam liialdusena, vaid kirjeldab järjest täpsemalt mehhanismi, mille kaudu Eesti väikesed sünnipõlvkonnad viivad rahvastikutaaste uude ja püsivalt liiga madalasse normaalsusesse, mille tulemusena saab eestlastest vähemus oma enda maal. Et rahvastiku teadus on üks selline huvitav teadus, et siin ei saa midagi vaielda, sellepärast et need on faktid, need on tendentsid, mis niimoodi jätkudes viivad välja olukorrani, kus eestlased oma enda iseseisvuse, võib-olla kõige pikema iseseisvuse aja jooksul, mis neile siis on nüüd kätte antud, on jõudnud olukorda, kus me võime saada mõnekümne aasta jooksul vähemusrahvuseks omaenda maal. See tegelikult räägib meie riigi olukorrast ja meie rahva moraalsest olukorrast nii mõndagi. Või kuidas? Jah, siin tulebki esitada see küsimus, et kuidas me oleme sellesse olukorda jõudnud. Vabaduse tingimustes, iseseisvat riiki omades, mida meil ju sajandite jooksul ei ole olnud. Nüüd aga on ja kui see prognoos vastab tegelikkusele või saab tegelikkuseks, siis tõepoolest meid on ees ootamas suur katastroof. Ja üks selle raporti koostajatest, Mark Gortfelder, kirjutas juba paar kuud tagasi, et optimistlikke noote praeguses demograafilises olukorras on üha raskem leida ning välja pakutud lohutust pakkuvad argumendid ei päde. Demograafilist väljasuremist sellel sajandil realiseerumas ei ole, ütleb ta, eeldades, et ei toimu mingeid suuri kataklüsme, küll aga muudavad väikesed peale tulevad põlvkonnad meid igasuguste negatiivsete välismõjude ees veel tundlikumaks. See tähendab, et hääbumise tõenäosus suureneb kindlasti. Selline on siis Mark Gortfelderi hinnang sellele olukorrale. Ja kui nüüd mõelda tagasi Eesti rahva ajaloole, 700 või 800 aasta pikkusele ajale, kui alustame muistse iseseisvusega ja selle hääbumisega, siis saab ütelda, et me elasime üle ordurüütlid, elasime üle keskaja, elasime üle Liivisõja, olime ju väga pikalt erinevate sõdade tallermaa, meie maal sõdisid Vene tsaar või suurvürst, Moskoovia suurvürst, Rootsi kuningas, Poola kuningas, ka Taani oli siin
üks tegijatest. Siis olime mitusada aastat Vene impeeriumi all, tsaaririigi all, elasime selle üle, saime korraks iseseisvuse möödunud sajandi 230-ndatel, järgnesid Saksa ja Nõukogude okupatsioonid, viimane kestis üle poole sajandi. Elasime selle ka üle, saime iseseisvuse 91. aastal. Väga suured ja kõrged lootused olid, eriti kui mõelda tagasi ärkamisaja või siis laulva revolutsiooni vaimustusele ja sellisele rahvuslikule tundepuhangule. Ja nüüd, mõnikümmend aastat hiljem, oleme siis olukorras, kus rahvastikuteadlased räägivad meile sellest, et meid ootab ees hääbumine, kokkutõmbumine igal juhul, rahvastiku vähenemine. Ja see kõik on juhtunud vabades oludes. Vähemasti formaalselt meil on omaenda iseseisev ja vaba riik, ühiskond on ju suhteliselt vaba. Ja see on süvenenud just viimastel aastatel, siis kui meil on ka väga liberaalne valitsuskoalitsioon olnud või väga nii-öelda enda sõnul vabadust rõhutav valitsuskoalitsioon olnud või koalitsioonid. Ja ka selles raportis tuuakse välja, et tegelikult selle sündimuskrahhi taustal on just 2020. aastatel esile tulnud erinevad kriisid, elukalliduse kiire kasv, sõjahirm, eluasemete kallinemine, ka vaimse tervise probleemid, väärtushinnangute muutumine ja ebakindlus tuleviku ees. Nii et tegelikult on see nagu teatud mõttes kobarkriis, et meie rahvast on tabanud erinevad probleemid ja üks probleemide kimp võimendab teist. Aga minu arvamus on selle koha peal, et juurpõhjus on tegelikult ikkagi see, et me oleme kaotanud oma kultuurilise ja tsivilisatsioonilise aluse. Me oleme küll formaalselt integreeritud läände, aga see ei ole see klassikaline lääs, kristlik lääs, mis on sajandite jooksul meie rahvast vorminud ja hoidnud ja andnud võib-olla ka sellist sisemist elujõudu ja kinnitanud neid eluterveid hoiakuid, mis on aidanud üle elada kõiksugu sõja, katku, nälja ja muud ajad, mis on siin ka ju katastroofidena üle pühkinud meie rahvast. Aga nüüd just nimelt revolutsiooni protsessi mõjul on kristlik lääs praktiliselt hävinenud, asemel on tulnud erinevad revolutsioonilised ideoloogiad, kas siis bolševismi näol või liberalismi näol või mingid muud moodsamadki suunad, neomarksistlikud suunad. Ja see kõik on pärssinud või ajanud segadusse inimesed, et me ei oma enam neid väärtusi, mida meie rahvas omas 30-40 aastat tagasi, kui me olime veel Nõukogude okupatsiooni all ja olime vabanemas sellest ja oli selline viimane suur rahvuslikkuse puhang, rahvustunnete puhang. Et nüüd uuemad põlvkonnad on üle võtnud hoopis teistsuguse lähenemise. Huvitav on see, et ma sattusin üks päev lugema Hugo Bernhard Rahamäe doktori väitekirja väljavõtteid. Ma olen kunagi kirjutanud oma enda väitekirja Hugo Bernhard Rahamäest, kes oli Eesti luterliku kiriku vaimulik, teoloog ja 30-ndatel aastatel ka piiskop. Ja tema kaitses oma väitekirja Eesti rahva sündivuse vähenemise põhjused ja teed selle nähtuse kõrvaldamiseks, sotsiaaleetiline käsitlus. Aastal 1924 väitekiri ise oli valminud eelmisel aastal, siis 23. aastal, nii et enam-vähem 100 aastat tagasi. Ja seal ta ütleb välja tegelikult juba 100 aastat tagasi, see on selles mõttes väga huvitav. Ta ütleb välja, mis on siis tegelikult sündivuse vähenemise peapõhjus. Ja ma tsiteerin seda lauset. Sündivuse vähenemise peapõhjus Eestis seisab teadvas, tahtelises abieluliste laste arvu vähendamises, mis aga mitte tingitud pole esimesel joonel majanduslistest oludest,
vaid selle tahte juured ulatuvad moodsa elumaitsemist nõudva ilmavaatesse. Ja ta lisab hiljem juurde, kõik riiklised, majanduslised, sotsiaalsed, hügieenilised abinõud, korraldused, määrused, teed ei suurenda sündivust, kui puudub tahe laste saamiseks elu maitsemise mõjul. Tsitaadi lõpp. Nii et Rahamägi toob välja tegelikult selle, millest ka tänapäeva rahvastikuteadlased räägivad. Ja mitte ainult rahvastikuteadlased, vaid ka ajaloolased ja ühiskonnauurijad. Et meie lääne ühiskonnad on viimaste sajandite jooksul tunduvalt individualiseerunud. Ja ka Eesti ühiskond on mitme viimase sajandi jooksul üle elanud individualiseerumisprotsessi, see jätkub ja selle üks väljundeid ongi just nimelt see, millele juba 100 aastat tagasi juhtis tähelepanu Hugo Bernhard Rahamägi, et inimesed pigemini soovivad eneseteostust väljaspool perekonda, väljaspool kohustusi, perekondlikke kohustusi, soovivad oma karjääri panustada, soovivad ka elu maitsta, nagu Rahamägi ütleb, või siis elu nautida, ringi reisida, tunda ennast vaba inimesena. Ja see on pikema protsessi tulemus ja seda on omakorda võimendanud heaolu ühiskondade tekkimine lääne kultuurisfääris või lääne tsivilisatsioonis. Et kui seda heaolu ühiskonda ei ole, siis tegelikult ei ole ka võimalik sellist elustiili viljeleda, et sa reisid mööda maailma ringi, et sa loobud perekonnast, et sa pühendad ennast karjäärile, tegeled nende asjadega, nende hobidega, mis sulle huvi pakuvad ja loomulikult sa ei käsita ju ennast mingisuguse siis sünnitusmasinana või sa ei võta enda peale seda kohustust anda ühiskonnale või rahvuse püsimiseks lapsi. Täpselt nii nagu Kaja Kallas seda ju mõne aasta eest, kui ta veel Eesti peaminister oli, ju ütles lastetoetuse tõstmise ettepaneku tõrjumiseks, et ega ei ole nii, et paned selle raha sinna sisse ja siis naine kohe laps vupsab välja ja naised hakkavad sünnitama. See on täpselt selle mõtteviisi kõige ilmekam, iseloomulikum väljendus. Ja ma isegi ei hakka seda praegu kritiseerima või ütleme, mis sest ikka kritiseerida, et see lihtsalt on reaalsus. See on nii, et meie ühiskonnad on sellise väga individualistliku hoiaku omaks võtnud, meie inimesed, me kõik, eks ole, see puudutab ilmselt väga paljusid inimesi meie Eesti ühiskonnas. Ja see on üldine üle terve lääne kultuurisfääri ja see on tegelikult see põhjus, miks me oleme jõudnud sellisesse olukorda ja miks on tegelikult üldse see küsimus nüüd üleval, et kas see rahvusriigi idee, mis kunagi on ka meie põhiseadusesse pandud, kas see üldse enam kõnetab tänapäeva meie ühiskonna enamust. Jah, siin on mõned minuealised, vanemad inimesed, EKRE valijad, võib-olla ka mõnel määral Isamaa valijad, kellele veel need põhiseaduse sõnastatud rahvuslikud väärtused lähevad korda või need ideaalid, rahvusriigi ideaalid. Aga need on ikkagi vanemad inimesed juba ja noorem põlvkond vaatab kuskile mujale ja teeb omad valikud. Ja siis tekibki küsimus, et kas me üldse saamegi rahvusriiki sellisel kujul edasi pidada, kas meie ühiskond tahab seda, kas eestlased tahavad Eesti rahvusriiki? No ma võin kohe vastata, et tegelikult me ju ei saa rahvusriiki sellisel kujul edasi pidada, kui sündimus on selline, et meid on järgmise 70 aasta perioodi lõpus järgi Eestis vähem kui 500 000 inimest. Et sellise seltskonnaga ei ole võimalik ju sellist iseseisvat rahvusriiki vähemalt selle praeguse põhiseaduse preambuli vaimus pikalt üleval pidada.
et see on väga, väga lihtne. Ma tulen nende põhjuste juurde ka veel omakorda tagasi, aga ma enne seda hea meelega tsiteeriks ja tooks välja mõned andmed Mark Gortfelderi artiklist, mida nüüd siin on avaldatud päris mitu, nii ERR-is kui ka Postimehe veergudel. Ja ma alati soovitan teile, et kui te rahvastikuteadlase Mark Gortfelderi artikleid näete, siis lugege need läbi, sellepärast et tegu on äärmiselt hea rahvastikuteadlasega, kes tundub, räägib vägagi tõsistest asjadest vägagi ausalt ja meil on vaja teadvustada see olukord, mis meil tõepoolest siin Eestis praegu aset leiab. Gortfelder ütleb seda, et alla 10 000 lapse, nii nagu meil praegu sünnib, sündis Eestis viimati 18. sajandi esimesel poolel, kui rahvaarv oli 200 000 ja 300 000 vahel. Me kõik teame, miks see rahvaarv nii madal oli lõppenud Põhjasõda, Eesti annekteeriti või Eesti kubermang annekteeriti Vene tsaaririigi koosseisu 1710. aastal, Põhjasõda kestis edasi, tõsi, Uusikaumungi rahuga see sõda lõppes 1721, aga Eesti oli juba 11 aastat tsaaririigi osa ja oli tõsine nii-öelda rahvastikukahju Eesti aladel. Ja Gortfelder räägib ka seda, et täisikka jõudnud aastakäigud olid Eestis sama suured kui praegu viimati 1780. aastatel. Vahepealsel ajal on sündinud laste ja neist täisikka jõudnud arvud olnud märksa suuremad. Ehk siis täisikka jõudnud olid need, kes siis olid sündinud peale Põhjasõda ja nende järgnenud kümnenditel. Mis aga vahe oli see, et kui me vaatame tänast rahvastiku taaste numbrit, sündimuskordajat, no siis see oli kohe kindlasti kõrgem. Inimestel olid suured perekonnad ja isegi kui põlvkonnad olid väikesed, siis perekondades sündis väga-väga palju lapsi. Aga tänapäeval oleme jõudnud sündimuskordajani siis 1,16 last fertiilses eas naise kohta. Ja mäletame kõik, et taastetase on 2,1 last fertiilses eas naise kohta. Ehk siis taastetase on see, et rahvastik ei vähene, vaid taastab ennast sellele tasandile, kus ta praegu on. Aga ei igal pool mujal, me loomulikult nagu ka Eestis näeme tegelikult täiesti drastilist sündimuse vähenemist ja see, et me oleme jõudnud nüüd sellele numbrile 1,16 on ikkagi äärmiselt suur ja tõsine küsimus. Need on need olukorrad praegu. Ehk siis kuskil Põhjasõja järgselt, kui tõsi, Eesti rahvastik oli siis 200 000 ja 300 000 umbes selle numbri vahel, sündis sama vähe inimesi kui praegu. Mõelge selle üle, kulla inimesed. Lihtsalt, et toona oli see rahvastik kõvasti elujõulisem ja need väärtused, mis rahval olid, suunasid seda eestlaskonda ja tõsi, siia toodi ka teisi talupoegi Soomest ja igalt poolt mujalt ja siin oli ka oma Rootsi rahvusvähemus ja nii edasi. Aga seda rahvast, kes siin oli, suunas ikkagi taastootmise ja eelkõige elu poole, elusa ühiskonna poole. Aga tänapäeval me oleme jõudnud sinna, kus me küll oleme põhimõtteliselt Põhjasõja aegse olukorra juures, kus meid sünnib enam-vähem sama palju kui Põhjasõja järgsetel kümnenditel, aga rahvast on ju teatavasti siin 1,3 miljonit, kuigi eestlaste arv on seal miljoni juures ja võib-olla natukene alla miljoni. Nii et see olukord on drastiline. Ja nüüd, kui küsida nagu kõikide nende põhjuste üle, siis loomulikult me võime ütelda, et siin on neid põhjuseid arutatud ja küsitud, aga mina olen täiesti selgelt seisukohal, et
meie praegune kultuur ei ole võimeline neid põhjuseid adekvaatselt isegi analüüsima. Ja veel vähem on ta võimeline, kui on analüüsi tulemusel jõutud välja mingisuguste reaalsete põhjusteni, neid põhjuseid korrigeerima. Sellepärast, et meie kultuuriruumis on omaks võetud põhimõtteliselt selline eluvastane hoiak, mis on revolutsiooni poolt edendatud viimased 100 aastat. Rahamäe doktoritöö räägib ka sellest juba 30ndatel aastatel eestlaste sündimus langeb, sellepärast et Rahamägi ka ise ütleb oma doktoritöös, et selle põhjuseks on eelkõige nii-öelda kultuurne ja väärtusmuutus. Inimesed hakkavad tegelema elu nautimisega, enese realiseerimisega, nii nagu see tänapäevane mõiste käib, ja sündimus ja lapsed, perekond ei ole enam esmajärjekorras see väärtus, mida üldse peaks siis edendama ühiskonnas ja mille järgi ise käituda. Ja tänapäeval oleme jõudnud just nimelt selles väärtusküsimuses nüüd olukorda, kus ka noored ei pea perekonna loomist või laste saamist vähimalgi määral oluliseks. On mõningaid inimesi, või mõningaid noori loomulikult, kes seda peavad ja ühiskonnas on alati erandeid, aga statistiliselt on see väärtusküsimus jõudnud põhimõtteliselt krahhini. Ja seda on põhjustanud nüüd lääne tsivilisatsiooni poolt omaks võetud revolutsiooniline agenda, mis näeb perekonda sellise takistusena eneseteostusel, ühiskondlikul teostusel, lapsi näeb see taagana naisele ja meestele samuti. Kui lapsi saada, siis võimalikult vähe, võimalikult hilises eas ja perekond ei ole see olemasolu kese, mis eelnevatel põlvkondadel on kahtlemata olnud. Et perekonna saamine, laste saamine on oluline mitte ainult nagu väärtusküsimusena loomulikult, aga ka kuidas öelda, majandusliku üksusena, sellepärast et kui meil oli taluühiskond, siis oli vaja lapsi, et tööd teha, oli vaja lapsi, kes hoolitseksid vanemate eest, kui nad vanad on, vanemad hoolitsesid samuti oma laste eest, nii et see oli selline suur laiendatud perekond, orgaaniline mudel, mis soosis seda, et perekond ja laste saamine oli omaette eesmärk ja väärtus. Tänapäeval on muidugi ühiskond atomiseeritud, inimesed on individualistlikud ja sellise suure laiendatud perekonna asemele on astunud riik, suur kanaema, kes justkui peaks võtma kogu perekonna funktsioonid enda peale. Ja see statistlik ideoloogia, mida tegelikult Eesti riik täpselt samamoodi täidab, ehk riik on inimese peamine hoolitseja, riik on inimese eest hooldekandja, mis on tegelikult sotsialistlik ja statistlik mudel. See on Eesti riigi mudel samuti, see on samuti lükanud laste saamise sellistelt peamistelt eesmärkide hierarhiast sinna viimase hierarhia juurde, pügala juurde. Nii et me oleme nagu väärtusruumis ja revolutsioonilised väärtused omaks võtnuna jõudnud välja sinna, kus rahval ei ole enam elujõudu selleks, et edasi kesta. Aga vaat selle elujõuga või passionaarsusega või kuidas me seda iganes nimetame, sellega on see asi, et seda teatavasti ei saa niimoodi riiklike programmidega ja kampaaniatega õppida, et kui riik ise on ju tegelikult omaks võtnud selle sama inimvaenuliku
revolutsioonilise seksuaalmoraali, ta edendab seda kõikjal homoseksualismi levikuga ja abortide edendamisega ja rääkides, kuidas omaenda üsas on lapse tapp igati õigustatud tegevus ja see on naise õigus seda teha, et see on saanud nagu riikliku struktuuri ja riigi enda ideoloogia vundamendiks, osiseks, mille pinnalt riik ise toimib, siis on täiesti võimatu mõelda, et see saaks kuidagi muudetud, sellepärast et riik võib siin nüüd välja mõelda mingisuguseid selliseid sekundaarseid meetmeid, ma ei tea, lastetoetuste näol või koolikohtade ja lasteaiakohtade kasvatamise näol või mingisuguseid muid selliseid sekundaarseid meetmeid, aga see juur ei ole nendes. Juur on üle 100 aasta tegelikult Euroopa kultuuriruumis ja Eestiski levitatud revolutsioonilise vaimu tingimusteta omaks võtmises Eesti rahva poolt. Ja see on toonud viljana välja, sümptomina välja selle, kus me praegu rahvana oleme, et meil on sündimus põhimõtteliselt täielikus languses. Ja mina ütlen täitsa ausalt, et kui rahvas ei suuda sellest läbi näha, ja need eluvastased revolutsioonilised dogmad hüljata, siis meil ei ole mingisugust lootust ja tegelikult me ka rahvana sellisena ei säili. Elujõudu selles mõttes ei ole võimalik rahvale õpetada. See on kas olemas või seda ei ole olemas. Perekonna loomise väärtuslikkust võib ka mingisuguste selliste riiklike õppekavadega ja muudega õpetada inimestele. Tõsi, aga kui inimesed ei ole võimelised seda omaks võtma, sest nende südames on revolutsiooniline vaim, mis ütleb, et ei, perekond ei ole oluline, lapsi või tema üsas tappa, lapsed on taagaks, enda andmine perekonnas, enda teenimisvalmidus isana, emana, laste kasvatamisel, abielu truudus, elupühadus. Need ei ole üldse väärtused. Siis ka sellised riiklikud propagandaüritused, tegelikult isegi kui neid oleks, praegu ka neid ei ole loomulikult, aga isegi kui neid oleks, ei lange viljakale pinnasele ning nendest ei ole tegelikult mitte mingit kasu. Et kui ma nagu väga lühidalt kokku võtan selle olukorra, siis rahvas peaks selles olukorras praegu peeglisse vaatama ja ütlema, et kas ta jätkab sellel revolutsioonilise vaimu teel ja sureb välja, või ta teatavas mõttes hülgab, mitte teatavas mõttes, vaid otseses mõttes hülgab selle revolutsioonilise vaimu kõik osised, kõik derivaadid siin ühiskonnas ja asetab perekonna, lapsed, elupühaduse oma loomulikule asemele ning lähtub nendest printsiipidest. Kui seda ei tehta, siis see rahvas surebki välja ja kõik. Jah, ma olen mõelnud selle üle, et kas meie valitsejad, praegune poliitiline ladvik, võimu juures olevad erakonnad üldse tegelevad sellele küsimusele vastuse otsimisega, küsimusele, mida on vaja teha, et Eesti jääks püsima. Meil on valitsuses üks erakond, kes vähemasti alguses ütles, et tal on pikk plaan. Mina ei ole aru saanud, milles see pikk plaan seisneb. Nimi on neil Eesti 200. See viitab siis nagu mingisugusele pikemale perspektiivile, et me ei ole valitsuses ainult siin 4 aastat ja ei tegele siin mingisuguse tühja tähjaga, vaid meil on ikkagi pikk plaan Eesti rahva jaoks ja me hakkame seda ellu viima. Neid rööpaid nii-öelda maha laduma. Ja selle raudteega on nagu Rail Balticuga, eks ole, et
et plaan on küll Euroopasse jõuda, aga ära lõpeb see kusagil enne Iklat, seal sinu maakodu kandis. et tegelikult meil ju seda plaani ei ole. Aga kui me tõesti nagu asetame ennast korra selle, võtame nagu tõsiselt seda valitsuserakondade ja üldse valitseva kliki retoorikat, et meil on siin suur vastasseis Venemaaga, mis esindab siis ma ei tea, tagurlust ja pimedust ja autoritaarsust ja lihtsalt puhtalt Vene imperialismi ja šovinismi ja kõike seda. Ja nüüd see väike vapper Eesti siin, mis on nagu väike majakas siin, vabaduse ja valguse majakas siin lääne tsivilisatsiooni idapiiril, siis peab tegema kõik, et sellele suurele karule vastu seista ja ennast tugevdada ja veel tugevamini lääne võimu ja jõukeskustega ennast kokku siduma ja lääne ideoloogiat omaks võtma. Aga mis see ideoloogia siis meile teeb? See teeb just nimelt seda, millest me siin mõlemad oleme juba tänases saates rääkinud. See on pannud meie rahva tegelikult väljasuremise või vähemalt kahanemise, drastilise kahanemise kursile. Ja et seda kuidagi kompenseerida, sest töökäsi on ju vaja ühiskonnas ikkagi, et isegi kui meie Eesti rahvas kolib ära hooldekodusse lõpuks, et siis on ju vaja neid inimesi, kes hooldekodusid ülal peavad, kes makse maksavad, kes teenindavad seda ära vananenud Eesti rahvast seal hüpoteetilises hooldekodus ja sa pead neid inimesi kuskilt sisse tooma. Lääne-Euroopa on hädas immigratsiooniga Aafrika riikidest ja Araabia riikidest või siis Lähis-Ida riikidest. Ja seal on tekkinud usulised konfliktid, sest on tulnud sisse islami taustaga sisserändajaid hästi palju. See ähvardab ühel hetkel muuta jäädavalt läänes valitsevat kultuuri, mis praegult on selline ilmalik kultuur, oli kunagi kristlik kultuur, aga see tõenäoliselt varsti vähemalt mõnedes riikides asendatakse islami tsivilisatsiooniga või islami kultuuriga. Nüüd Eesti puhul või ka Baltikumi puhul laiemalt, ma arvan, et meil ei ole nii palju vaja karta Aafrika või Araabia riikide või Lähis-Ida taustaga pagulaste ja sisserändajate tulekut siia. Neid on muidugi ja siin on tekkinud ka mingisugused Aasia kogukonnad lausa, nagu seda võib lugeda ja kuulda eri kandist. Meie jaoks põhiprobleem on ikkagi sisseränne slaavi riikidest. Ukraina sõda on toonud siia väga palju, lausa üle 100 000 väidetavalt Ukraina passiga inimesi, peamiselt venekeelseid inimesi ja tõenäoliselt kui meie töösturid, ettevõtjad ja ka poliitikud vaatavad sisserändajate peale või loodavad, et sisserännuga on võimalik mingisugused akuutsed probleemid ära lahendada. On vaja seal maasikakorjajaid ja on vaja seal mingisuguste selliste tööde peale, kus eestlased enam ei taha olla. Toome siis sisse odavtööjõudu. Võib-olla sotsidel on valijaid vaja juurde ja tuleb siis välismaalt tuua neid valijaid juurde. Et ühesõnaga, mis on siis pikk plaan selle vaba liberaalse Eesti ühiskonna jaoks, mille üle nii uhke ollakse sõnades, et kuidas meil on ikka, kuidas me oleme jõudnud vabaduseni, meil 800 aastat olime siin orjapõlves, küll kirik ja küll patriarhaat ja ma ei tea, mis asjad on meid rõhunud. Aga vaata, nüüd me oleme vabad ja oleme siin läänes oma vabadustelt esirinnas, ma ei tea, sõnavabaduselt ja ajakirjandusvabaduselt ja muudelt vabadustelt ja neid edetabeleid siin aeg-ajalt tutvustatakse. Aga see ei ole ju jätkusuutlik. Me saame aru, et kui eestlasi juurde ei sünni, kui riik, seesama liberaalne valitsus, nii-öelda liberaalne, teeb oma poliitikas kõik selleks, et perekond hävitada, et mitte teha ühtegi sammu
sündivuse toetuseks, sündivuse kasvamise toetuseks, vaid astutakse absoluutselt kõik sammud, et rahvas maksukoorma alla panna ja maha suruda, et tuua sisse võõrtööjõudu, et muuta Eesti multikultuurseks ühiskonnaks, kus tegelikult siis valitseb, võib-olla seal Toompeal valitseb küll inglise keel suhtluses siis lääne keskustega, aga lihtsa inimese jaoks kusagil, ma ei tea, Maximas või mõnes muus ostukeskuses on rahvastevaheliseks suhtlemise keeleks vene keel, täpselt nagu nõukogude ajal. Et mina ei saa tõesti aru sellest plaanist, kui selline plaan neil üldse on olemas, kui nad üldse tegelikult suudavad mõelda. Aga me oleme ju täpselt sellel kursil, et ega siis Eesti ei jää rahvast tühjaks. Et jah, see prognoos on küll, et kahaneb siin 670 000 inimeseni, aga tegelikult kui me arvestame sisserändega, siis eriti slaavi riikidest, kust mujalt siis loomulikult muutub Eesti venekeelseks maaks sajandi lõpuks, juba varem muutub ta venekeelseks maaks. Ja kas see on siis nüüd ka meie liberaalide, meie progressiivide eesmärk muuta Eesti lihtsalt üheks Venemaa provintsiks? Loomulikult Venemaal on omad probleemid rahvastikuga, seal samamoodi islam tõstab pead. Ka Vene rahvastik tegelikult ju väheneb ja Vene valitsejatel ei ole ka enam varsti inimesi, et oma impeeriumit ülal pidada või unistada selle impeeriumi taastamisest. Et kui Venemaal toimuvad ka väga ebasoovitavad protsessid, ma ei tea, Hiina võtab mingid osad Venemaast enda alla, Kesk-Aasiast tõuseb islam, võib-olla siis paljud venelased kolivad ära Pribaltikumi, ütleme meelega, just nimelt sel viisil, nende poolt vaadates, kolivad siia, kus siis veel natukene saab seda hääbuva lääne mingisugust vaba lõhna tunda. Aga mitte mingil juhul ei ole tegemist ju siis meie põhiseaduses kirjeldatud rahvusriigiga ja selle hoidmisega. Ja ega ausalt öelda, kui sa muudad oma ühiskonna multikultuurseks, siis tegelikult lähevad kaotsi lõpuks ka need vabadused. Me näeme seda juba läänes. Need vabadused, mille üle me nii uhked oleme, millest siin sotsid kuulutavad, Reformierakond muudkui pasundab, kuidas ikkagi meie seisame vabaduste kaitsel ja see, kuidas inimestele anda võimalus oma elu kujundamiseks, eneseteostuseks, kuidas see on nagu kõige püham printsiip üldse. Et tegelikult ju see poliitika hävitab seda nende enda ideaali. Ja ma ei räägi isegi mitte rahvusriigi ideaalist. Loomulikult, eks me jõuame selle juurde tagasi, et see põhiline otsustuskoht on mitte meie poliitikute käes, mida rahvusriigiga peale hakata, aga see lõppkokkuvõttes meie Eesti rahva, Eesti rahvuse käes. Kas me tahame püsida rahvusriigina, sellise rahvusmeelse kogukonnana, kes me oleme siin ju elanud sellel maal ikkagi väga pikki sajandeid. Või me ei hooli sellest enam ja meil on tegelikult ükskõik, kas rääkida vene keelt või rääkida inglise keelt või tulevikus mingit muud keelt. Et lõppude lõpuks, kui valitsus tagab sulle töö, tagab sotsiaalabi, tagab, ma ei tea, tervisekindlustuse, et mis rahvusriik siis ikka nii väga ära on. Et eestlased võivad omale siin laulupidu teha ja korraldada 4 aasta tagant korra ja võib ka siin lipupäevadel Eesti lippu heisata, aga sisuliselt rahvusriik, see idee enam ei kõneta. Ja tegelikult see on väga suur nihe võrreldes siis laulva revolutsiooni ja taasiseseisvumise aegadega. Nihe, mida üritatakse küll pidupäeva kõnedes varju lükata, rääkides üles puhutud sõnu meie riigist ja meie rahvast ja helgest tulevikust, aga me tegelikult näeme, et plaani ei ole, sisemist soovi seda rahvusriiki pidada ei ole ja et lõpuks taandubki kõik
isiklikule huvile, isiklikule hakkamasaamisele, toimetulekule, äraelamisele, eneseteostusele ja sellise väljavaate juures lähevad need protsessid täpselt nii, nagu rahvastikuteadlased kirjeldavad, ühiskonnateadlased hoiatavad, ajaloolased võivad ajaloost tuua näiteid ja täpselt samamoodi ka teoloogid võivad ütelda, mis on siis selle tagajärg, kui näiteks Jumala käskudest kinni ei peeta, et siis tegelikult rahvaga hakkavadki need asjad juhtuma. Sest kui sa ei sea oma elu teoloogilises mõttes õigele alusele, Jumala käskude pidamisele, ma ütlen seda just teoloogina, kirikuõpetajana, siis täpselt nii lähebki, nagu meil praegult see kurss on. Ja see on selles mõttes väga tõsine teema, et siin ei ole võimalik kiiret paranemist esile kutsuda sellega, et me nüüd valime järgmistel valimistel, ma ei tea, mõned suksed rahvuskonservatiivsemaid erakondi ja loodame, et siis võib-olla, ma ei tea, mingeid sünnitoetusi tõstetakse ja natukene seal seda LGBT plus värki vähendatakse koolides ja no, kas me julgeme loota, et abielu definitsioon taastatakse nii, nagu ta algselt on olnud ja olema peaks. Ega nendest sammudest ei piisa, et siin on vaja ikkagi väga sügavat enesesse vaatamist rahvana, tervikuna ja meelemuutust ja siis ka, ütleme, sobivate välistingimuste olemasolul need protsessid võivad pöörduma hakata, sest ajaloost me ju teame, et meie rahvas on ikkagi läbi aastasadade tulnud või kogenud väga erinevaid, väga drastilisi, katastrofaalseid olukordi ja me oleme sealt seni läbi tulnud. Aga nüüd küsimus, kas me tuleme? Ma hiljuti nägin sotsiaalmeedias jagatavat ühte artiklit Eesti liberaalse propagandisti sulest Vilja Kiisler ütleb, et küll on tore, et ma enam lapsi ei saa. Ja ma tegin pingutuse, Veiko, et ma lugesin selle artikli läbi ja kuigi selle artikli põhisõnum oli see, et proua Kiisleril on menopaus ning ta enam füsioloogilistel tagajärgedel lapsi ei saa, mis on kahtlemata üks suurimaid uudiseid Eesti meediaväljal, seda on vaja igal pool kuulutada, siis jäi mulle tegelikult üks selline lause või üks peatükk või lõik sellest artiklist siiski meelde. Ja ma hea meelega tsiteerin seda. Ja see on nüüd selline kõige klassikalisem liberaalse propaganda õlgmehikene, mida seoses sündimuse ja rahvastikukriisiga pidevalt kogu aeg pekstakse liberaalide poolt. Ma ei ole kunagi mõistnud, ütleb proua Kiisler, nende parteide ja ühiskondlike liikumiste seisukohta, kes väidavad, et naise jaoks ei ole tähtsamat ülesannet kui lapsi ilmale kanda. Et see on kohustus riigi ees, iga naine peaks iga jumala päev mõtlema sellele, et kui tema ei sünnita, on ta riigi ees süüdi. Et kui tema oma kohustust ei täida, siis sureb Eesti rahvas välja või jääb omal maal vähemusse. Kes mõtleks armudes, peret luues ja lapsi saades iibe suurendamisele? Okei, võib-olla ma lihtsalt ei tunne selliseid inimesi. Ja ma mõtlesin, et huvitav küll, et kui palju nagu liberaalid võivad seda õlgmehikest, mille nad on konstrueerinud avalikult peksta. See on see õlgmehikese argument, eks ju, nagu te teate loogikast, et konstrueeritakse mingisugune väärargument, mida tegelikult vastaspool üleüldse ei toeta ega pole kunagi väljendanud ja siis omistatakse see vastaspoolele ning asutakse seda loomulikult peksma ja tümita. Et see idee, et iga jumala päev peaks mõtlema naine selle peale, et kui ta ei sünnita, on ta riigi ees süüdi ning kui ta ei sünnita, ei täida ta oma kohustust Eesti rahva vastu, siis mina ütleksin selle peale, et ma vist ei ole mitte kunagi, mitte kuskil näinud mitte ühtegi rahvastikukriisist kõnelevat
konservatiivi, kes selliseid mõtteid oleks välja öelnud, et naise õlule on pandud justkui sünnitamine ja kohustus riigi ees. Ja ma ütlen seda täitsa siiralt, sellepärast, et ma arvan, et ilmselt ajaloos ei ole kunagi olnud epohhi, kus inimesed oleksid sünnitanud, kaasa arvatud ka Eesti Vabariigis aastal anno domini 2026 kohustusena riigi või rahva ees. Mitte kunagi. Võib-olla, kui välja arvata siin Sparta tipphetked, kus sünnitamine oli tõepoolest Sparta aadliku aristokraadi kohustus riigi ees. Aga kogu ülejäänud ühiskond põhimõtteliselt on alati perekonda luues ja lapsi ilmale tuues, sigitades, sünnitades, mõelnud eelkõige hoopis teiste asjade peale. Oma enda perekonna heaolu peale, oma enda perekondliku liini jätkumise peale ja selle peale, et see on väärtus. Väärtus minule, minu abikaasale, kellega me oleme koos truult, nagu katoliku kiriku õpetus ütleb, elu lõpuni, abielu, mida ei saa lahutada, mis on suunatud sellele, et meie perekondlik liin, perekonna edasikandmine oleks teostatud. Ja need on nagu väärtused, mis ei oma üldse riigi ja rahva suunal mingisugust sellist nagu prioriteeti, et keegi ei hakka kunagi ega pole hakanud sünnitama riigi ja rahva nimel ega pere looma riigi ja rahva nimel. Riik ja rahvas on alati saanud teatavas mõttes kasu sellest, et need väärtused, perekondlikud väärtused on inimeste enda maailmavaates ankurdatud ja nendest lähtuvalt luuakse perekonnad ning nendest lähtuvalt saab riik kasu ja ühiskond, rahvas kasu ka sellest, et inimesed on elujõulised ning lapsi sünnib palju. Nii et idee sellest, mida meile korduvalt korratakse siin ühiskonnas õlgmehikesena, justkui peaksid naised vastutama riigi ees, on midagi täiesti, ma ütleksin, vaata, et peaaegu perversset, et ma ei olegi nagu ühegi nagu inimese juures ühtegi sellist argumenti kunagi kohanud. Tõepoolest, et sellega nõustun küll Viljaga, et ma ka ei tunne selliseid inimesi, kaasa arvatud mina ise, kellel on 4 last, kes oleks oma lapsed sigitanud ja perekonna loonud sellepärast, et Eesti rahvast oleks rohkem või et Eesti riigil oleks rohkem maksumaksjaid. Ei, see ei ole mitte kunagi olnud minu väärtuste hierarhias, isegi kõige viimasemal kohal. Sellepärast, et minu peamine idee on olnud just nimelt oma enda perekonna loomine ja seda teha katoliku õpetuse raames ning katoliiklik kristliku väärtusruumi raames. Need on need väärtused, mis on olulised, sest isana, perekonnainimesena ma olen Jumala looja, Jumala isa looja kaastööline, kui ma loon perekonna ja mul on lapsed. Et see on see, kuhu need väärtused juurduvad, see on see, kuhu rahva väärtused peaksid juurduma, kui ta on elujõuline. Ning kui me räägime nagu tõesti riigist ja rahvast siin, siis me räägime sekundaarsetest suurustest, mis saavad kasu sellest, et inimeste reaalsed väärtused on sellised, et rahvas võib edasi kesta ja riik võib õitseda. Ja sellepärast peaks olema riik esimene, kes soodustab just nimelt sellise väärtusruumi kujunemist oma enda riigi territooriumil ja mitte ei tõmba seda väärtusruumi maha, nii nagu meil praegune nii-öelda riik teeb. Nagu ma siin juba eelnevalt ütlesin, on omaks võetud revolutsiooniline vaim ja seda mürki levitatakse ja pritsitakse igale poole. Ning see loomulikult ei ole
eeldus sellele, et rahvas võiks elujõuline olla. Ja ma toonitan ka seda, et tõepoolest ka rahva elujõud on miski, mis on kas olemas ja see saavutatakse sügava kaemusega iseenda olemuse lätte juures, eelkõige suhtes omaenda loojaga ja omaenda isikuga, viies selle looja ette palves, või seda teatavas mõttes ei saavutata. Ja me peame nagu tõepoolest kogu aeg, ei ole nagu minu jaoks piisavalt palju, ei ole võimalik seda rõhutada kogu selles diskussioonis, et need peamised ideed, mis välja tuuakse rahvastiku parandamiseks, on ainult parimal juhul sekundaarsed, tavaliselt kas 3. või 4. järgulised meetmed selleks, et sündimus üleüldse võiks Eesti Vabariigis kasvada. Et keskmes on alati inimese suhe omaenda tõega, inimese suhe loojaga ja inimese suhe nende printsiipidega, loomuseaduslike baasprintsiipidega, mida looja inimesele ette on andnud, eelkõige elu pühaduse osas, et elu on püha sünnist või eostamisest surmani ja seda ei saa ise hävitada ja lõpetada. Ja me võimegi tegelikult küsida ka seda, et aga mida me siis tahame rahvast, kes hävitab enda lapsi emaüsas? Millist nagu sellist elujõudu me ootame rahvalt, kus pea 4000 väikest sündimata last tapetakse iga aasta emaüsas. See on ju kogu selle elujõu printsiibi, perekondliku printsiibi, armastuse printsiibi, see, et me võtame vastu kõik lapsed, kes meile tulevad, eitus. Ja kui me nagu ühel tasandil eitame seda, et me ühel tasandil oleme ühiskonna viinud põhimõtteliselt sellise nagu surmakultuuri kõige kõige süngemasse kuristikku. Ja siis teisel pool üritame justkui rääkida seda, et meil on vaja ikka siin nagu rahvusriiki üleval pidada. Siis siin on väga-väga tõsine vastuolu ja loomulikult see ei mängi välja lihtsalt. See olukord ei ole see, et me saaksime seda rahvusriiki üleval pidada, kui meil ükski laps, aga vähemalt meil praegu riigi poolt toetatuna tapetakse emaüsas. See räägib mentaliteedist, see räägib hoiakust, see räägib maailmavaatest ja see räägib tegelikult asjast, mis on sügaval inimese ja rahva südames. Elu austusest elu vastu või selle puudumisest. Ja kui me räägime siin Eesti Vabariigi põhiseadusest, siis tõepoolest mina arvan, et me oleme väga lähedal sellele, et me hakkame Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit juba vaikselt nii-öelda üle parda viskama. Et praegu ta on sellise, kuidas öelda, rahvuskeskse riigi reliktina veel siin olemas, jäänukina. Ja ütleme nii, et jäänukina alati niimoodi loetakse seda ette umbes nii nagu manifesti Eestimaa rahvastele Riigikogu ees vabariigi aastapäeval. Selline tore ja ilus idee. Aga praktikas see ei ole ju enam rakendatav, et kuidas me saame rajada vabadusele, õiglusele ja õigusele rajanevat riiki, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevustele põlvedele ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse ja keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, kui me ei ole elujõuline rahvas, kes on võimeline täitma seda riiki omaenda lastega. See on nüüd aja küsimus, millal ilmselt see
preambul lihtsalt üle parda visatakse, nii nagu praktikas ju Eesti Vabariigi põhiseadus on juba väga mitmetes punktides üle parda visatud. Et põhiseadus on lihtsalt jäänuk, mida niimoodi moe pärast tsiteeritakse, mitte nii-öelda reaalne riigi selline tuumikinstruktsioon, mille järgi kõik peaks toimima. Ja esimese asjana ilmselt hakataksegi siin üle viskama seda rahvusriikluse kesksust. Et kui me räägime siin nendest igavikulistest väärtustest, loomuseadusest, meheks naiseks olemise olulisusest, perekonna olulisusest, elupühadusest, mida riik peab austama, mida iga inimene peab austama sigimisest surmani, siis me tegelikult räägime ei millestki muust kui rahvusriikliku idee vaimsetest eeldustest. Ja kui neid vaimseid eeldusi ei ole, siis tuleb teha järeldus, et me tõepoolest seda sama rahvusriiki sellise konstruktsioonina, nagu ta meil siin on, põhiseaduses ilusti mainitud, üleval pidada ei suuda. Nii et inimesed peavad teatud mõttes aru saama, et need igavikulised loomuseaduslikud väärtused on need, mis tagavad ka Eesti rahvusriigi püsimise. Ja kui need on kaotatud, kaotatakse ka rahvusriik ning tuleb ilmselt hakata muutma Eesti Vabariigi põhiseadust. Et need ei ole asjad, mis on kuidagi sellised ebapraktilised, et mingisuguse ähmasesse ideemaailma, nii nagu Platon ütleb, kuuluvad asjad, mis nagu rahva igapäevases elus ei juurdu. Ei, kui need ei juurdu, siis seda rahvast ei ole. Et peavad juurduma seal ja nende juurdumise kaudu ainult võib rahvas areneda, kasvada, nii et ka see riik võib funktsioneerida kui Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise abivahend, instrument läbi aegade. Jah, kui Eesti rahvast tahab edasi kesta rahvana, tahab omada oma riiklust, tahab omada oma riiklust rahvusriigi vormis, siis see on kindel otsus ja kindel valik. Ja kui seda tahet ei ole, kui see tundub üleliigsena, kui leitakse, et saab ka teistmoodi, saab ka paremini, siis ka see on kindel otsus ja valik. Ja ega vägisi neid asju tõesti peale ei suru, vägisi neid asju armsaks ei tee, see ongi meie rahva sisemine, vaimne, mentaalne valik. Ja eks me siis peame kõik elama selle valikuga, mida enamus meie rahvast on otsustanud, mitte referendumil, mitte valimiskasti juures tingimata, aga juba oma südames, oma sisemisi väärtusi paika pannes ja nende järgi oma elu seades. Ja nii lihtsalt ongi. Tõepoolest, aitäh Veiko selle diskussiooni eest, meie aeg on hakanud otsa saama, nii iga asi, mis algab, see ka lõpeb, nii nagu ka meie raadiosaade. Ja ma tänan kõiki kuulamast, kaasa mõtlemast ja kui Jumal aja annab, oleme ka järgmisel nädalal eetris. Aitäh kõikidele kuulamast ja taega! Objektiivi raadio.